Alistet, Joosep, tule siia laua äärde ja venite siin edasi, aga annan sulle vahepeal üle ka mängu parima auhinna. Palun. Nüüd aga palun mikrofon. No Joosep oli sul täna väga kõvasti rabelemist nii rünnakul kui kaitses, aga jäite peale 2-1 oluline võit, vagus võit. Kuidas sa ise kommenteerid seda tänast võitu ja tänast esitust? Aitäh kõigepealt, aga ütlen, et Zenjov on väga hästi vormi saanud ja minu nii-öelda väljaku peal vastane otsene oli täna Zenjov, kes ütleme, kui mul asjad hästi välja tulevad ja endast maksimumi annan, siis ma suudan ta kinni panna. Nii et täna selles mõttes oli hea, et Zenjov väravat ei löönud ja ülejäänud kaitseliin hoidis ka tegelikult küllaltki hästi oma asjad korras. Et kahju oli, et see mängu algus see üks eksimus tuli kohe vist, ma ei tea isegi, mis minut see oli. 4. minut. Just, et väga mängu algus see eksimus, aga me tulime sellest välja ja suur kiitus meeskonnale, et täna saame võidu koju minna. No eelmisest hooajast on teil meeles kindlasti see valus mälestus, kuidas tuli viimases mängus ikkagi 4. kohaga leppida, kuigi 3. koht tundus juba nii käeulatuses. Kuidas nüüd vältida seda, et sellel hooajal ei korduks sama stsenaarium? Kindlasti peavad kõigepealt treenerid tegema. Iga mäng lähme nii-öelda eraldi valmistume igaks mänguks ja nüüd on 4 mängu jäänud, nii et tegelikult ma arvan, et me lähme mäng korraga, ma ei saa praegu öelda, et me peame juba siin võib-olla vist on Nõmme United ja Tammeka, et peame kõigepealt nemad ära võtma ja siis saame juba viimane mäng on Levadiaga jälle, nagu oli ka eelmine aasta, nii et tuleb väga mängud. Sellel hooajal on teil õnnestunud liigas 3 korda Flora alistada ja varasematel hooaegadel jäite sellega jänni kogu aeg. Miks see nii on? No tegelikult tuleb ju mõelda ka, et Flora on eelmise aasta meister, et tegemist on väga kvaliteetse meeskonnaga ja ka tänane mängu lõpp oli tegelikult väga terav. Ma väga lootsin, et me lööme ise küll kiirrünnakust ära ja saame 3-1 võidu, aga ma arvan, et sellel aastal me kuidagi suutsime äkki Flora vastu olla rohkem küpsemad, kui me varasemalt oleme olnud, et ja ka kindlasti väga oluline, et me suudaks nüüd ka järgmisel hooajal nendest lihtsatest eksimustest üle saada, mis meil on nagu tulnud sellel hooajal ette, et oleksime ka tabelis eespool juba. Nii et ikka kogu aeg vaikselt ülespoole areng on pidevalt toimunud ja kes teab, võib-olla need säravamedki medalid on teil üsna käeulatuses. Just, et ma arvan, mul on väga hea meel, et ma olen väga pikalt juba Paides olnud, aga kui ma tulin siia, siis ma sain kohe aru, et see klubi pigem tahab niimoodi rahulikult areneda ja ma usun, et me oleme väga õigel teel, paljud inimesed on seda vähemalt öelnud ja toetanud meid, et ma loodan, et läheb veel paremaks. Väga tore kuulda seda. Aitäh, Joosep, ja soovin siis edu teile viimasteks mängudeks.